Tupsu. Nice. Pärast on lihtsalt täiesti OD-s, vaata. Esimene õhtu, kui proovid, vaata. Ma sain hiljuti teada, et ma olen küürus. Mitte nagu palju. Kui ma oleks mingi see vend, noh. Sain hiljuti teada. Ma olen nagu piisavalt küürust, te ei saa eest isegi aru võib-olla, aga nagu külje pealt, noh. Mu pea on nagu ees. Nagu ta üritaks kehaga võidu teha. Nagu ma ei tea ka, miks see ettepoole vajub, no see on nii... Võib-olla see on sellepärast, et mul on siuke veidralt väike pea. Ja siis ma toon selle nagu teile lähemale. Siis see on nagu optiline illusioon. Et mul on kõik paigas. Ei, ma näen välja nagu Lego mehikene. Tead, kui sa tõmbad Lego mehikesel selle pea otsast ära ja siis seal all on see nupp, vaata. Minu pea. Ma olen piisavalt küürus, et mu ema ütles mulle üks päev. Siis lihtsalt, Roger, tõsta lihtsalt pea üles. Saad aru? Kui ma tõstan pea üles, mul on siuke tunne, et ma olen tagaistmel. Ma tahan roolis olla ju. Ega ma pean sellega tegelema, no ma ei tea. No. Seal kui ma pusa selga tõmban, ma näen välja nagu õunaussike üritab koore alt välja pressida. Seal üks õhtu ma kõndisin hilja tänaval, on ju. Ja siis kuulen, nagu keegi jälitab mind. Süda hakkas käima, no lõpuks ma enam ei suutnud. Ma vaatasin selja taha, saate aru? See oli mu enda keha. Ma olen nii küürus, et iga päev on minu jaoks kehaväline kogemus. Ma tulin üks päev poest välja ja siis ma nägin, kuidas üks naisterahvas seisis minu auto kõrval lihtsalt niimoodi. Ja nagu päris aus olla, siis ma olen sellega isegi harjunud. Mul on siuke pisike punane Hyundai. Ja väga tihti, väga paljud keskealised naised satuvad väga segadusse. Nad mõtlevad, see on nende auto. Eriti talveperioodil, ma ostsin endale selle roosa aknakraabitsa ka. Ja kui nad seda tagaistmel näevad, siis neil on see, miks ma sisse ei saa? No ja siis ma olingi valmis, ma lähen tema juurde on ju, ja ma seletan talle on ju, et vabandage, see siin on minu auto, sinu oma kuskil mujal. Ma läksin selle energiaga tema poole, jalutasin vaikselt on ju. Ja nagu ma jõudsin talle nagu üpris lähedale, aga ta otsustas, et ta hüppab mulle juba kõrri. Noh, ta alustas nagu agressiivselt, ta lihtsalt ütles, siin ei tohi parkida. Ja ma olin täiesti šokis. Ma mõtlesin, issand jumal, ma vist panin oma auto invaliidi koha peale. Sest vaadake, tal oli see invaliidi enesekindlus. Ma teadsin, et vahet ei ole, mis nüüd juhtub, mul on õigus. Noh, ta tuli selle emotsiooniga nagu mingi, ta oleks pidanud mingi kilomeetri kauguselt oma ratastooliga tulema lihtsalt mingi, kuule, mida setta? See oli see, kuidas ta sisenes vestlusesse. Ei mingit heiat ega midagi. Ei, ma saan aru, mõni tõmbus tagasi on ju. Kohe, kui ma mainisin invaliide, on ju siis, te olite tema poolt. Aga ärge olge. Ta on ka inimene ja ta röökis minu peale. Me oleme minu poolt. Ei ma ei tea, ta jätkas ka, ta lihtsalt, ta ütles, lihtsalt saad aru, see nagu emotsioon, mis ta oli nagu nii vihane ja ma lihtsalt, see ei tohi parkida. Tere, ma ei nii šokk, eriti närvi ajas mind see, nagu, et ma vaatasin teda ja saad aru, ma ei näinud ratastooli nagu mitte kuskil. Seega kujuta ette, kui vihane sa pidid olema, et sa tõusid isegi püsti.
see, kui sa näed, et keegi parkis sinu koha peale ja sa oled lihtsalt mingi jumal, aita mind see ükskord. Võib-olla sellepärast ta seisiski nii veidralt, vaata, ta pani põlved lukku ja lihtsalt hoidis tasakaalu. No nüüd see ma ratastooli jäin kuskil, nii et see pidi tema jaoks ka üllatus olema. Kui ta lihtsalt tõusis püsti ära ja siis nägi, kuidas see vaikselt eemale veeres. Siis ta oli see raisk. Ma olen lõksus. Ja tead siis, kui sa näed seda Rimi kärulükkajat ka, vaata noh. Talle ei maksta elu sees nii palju, et ta hooliks. Noh, ta näeb su ratastooli, tal on mingi... Ju siis on selline ka, noh. Ja nüüd sa näed seda käru ussi minemas lihtsalt. Noh, 30 ostukäru ja sinu ratastool. Noh, nüüd sa pead palvetama, et sa Prismas ei olevat, no. Nüüd hakka veel münti ka otsima, vaata. Ei saagi tagasi seda muidu. Mõtle pead mingi järele ka veel roomama, vaata. Ja, ei, me lähme nii kaugele selle plaaniga. Ma mõtlesin kõik läbi nagu. Mõtle roomad järele, no. Just siis tuleb poest välja mingi vaktsiinivastane vend. Näeb sind ja on lihtsalt mingi täitsa lõpp. Hakkaski pihta. No ta ei olnud invaliid tegelikult, no. Ja ta jätkas ka, ta ütles lihtsalt, siin on elektriauto laadimispunkt. Ja mul on vaja laadida. Ja seda näitas näpuga oma Tesla peale. Ja ütles mulle lihtsalt, mis sul enda kaitseks öelda on? Ma olin täiesti šokid. No ma lihtsalt jõllitasin ta jalgu. Mitte nagu, et ma ei suutnud ikka veel uskuda. Ei, ma lihtsalt ei julgenud talle otsa vaadata. Ma lihtsalt vaatasin ta jalanõusid ja mõtlesin, et no, et tal on Tesla. Ta hui teab, mis asi on Hyundai. Ja siis ma lihtsalt ütlesin talle, et mul on ka elektriauto. Ja saate aru, ta vabandas. Ja ma ütlesin talle, et ära muretse, no. Vihkan ka, kui nad siia pargivad. Ja istusin oma autosse nagu võitja. Aga vaata, mille peale ma ei mõelnud, oli see, et nüüd ta jäi ootama. Ja ütleme nii, et Hyundai ei käivitu nagu elektriauto. Nii, et nüüd olin mina lõksus. No, aga ma ei tahtnud talle tunnistada ka, vaata, et mina eksisin. Ja mis ma siis tegin, oli see, et ma ei tea, ma proovisin midagi välja mõelda, ma olin paanikas, no. Ma olin lihtsalt, ei kujuta ette, no. Mis ma teen? Ma panen mootori käima, vum, no, ta saab aru. Hyundai ei tee, vum. See teeb rohkem nagu... Ja me sõidame. Seepärast ei panegi selle autovõtme külge seda nuppu, vaata, et noh, saad eemalt käima panna, sest millal sul seda vaja on? Timmid mingit naisklubi, saad mingi davai. No, ta ostab uue pileti ja läheb tagasi sisse, no tal... Aga mis ma tegin, oli see, et vaata, ma panin nagu oma auto nagu vaba käigu peale. Ja siis tead, kui sa proovid nagu kehaga autot käima lükata, mul oli vaja tagurpidi minna, ma lihtsalt lükkasin oma selga vastu tooli, davai, lähme. Ilmselgelt see ei töötanud. Ma olin nii paanikas, mis ma teen? Flintstonesi või? Lasen kuradi ukse lahti jalaga. Ja pada.
aga mis ma tegin, oli see, et ma lasin terve tooli ette. Ja lihtsalt pauguga taha. Ja see naine lahkus teadmisega, et Hyundai on sõudergomeeter. Ta lihtsalt kujutab mind liikluses ette lihtsalt. Sellepärast meil oligi kehkas see hindele, vaata. Mõned vennad sõidavad niimoodi. Aga mind ajas ülivihaseks see nagu, kuidas ta suhtus minusse, nagu niimoodi üleolevalt. Lihtsalt nagu ma oleks sitem inimene, sest tal on elektriauto. Elektriauto on pimedate jaoks number 1 kiskja. Ma mõtlen, kujutad, sa oled nagu liikluses, on ju. Ja sinuga koos liikleb mingi asi, mis liigub 50 kilomeetrit tunnis. Ja sa isegi ei kuule teda. See, et kui sa kepiga pihta saad, nüüd on hilja. Mis ma öelda tahan, on see, et hoolime pimedatest. Toetame neid. Sõida diisliga.